Ma olen enam kui kindel, et paljud James Bondi fännid mäletavad väga hästi seda filmi, kus Pierce Brosnani kehastatud superagent juhtis oma autot, olles ise tagaistmel ja kasutades selleks mobiiltelefoni. Tollal tundus see olevat ulmetehnoloogia. Tegelikult aga seda tehnoloogiat arendatakse siin samas Eestis ja meil on täna põhjust olla ühe vägagi ajaloolise hetke tunnistajaks. Elmo Rendi kaugjuhitav auto, et eesmärgiga siis õiget autot, 4-rattalist elektriautot juhtida kaugelt siit meie kontorist ja siia tõesti kontorisse on toodud auto roolifunktsioonid, pedaalifunktsioonid kuni siis suuna näitamiseni välja ja täna siis on võimalus kõikidel TV3 vaatajatel ajaloolist hetke näha, et hakkame tänaval sõitma. Ja need vaatajad, kes praegu vaatavad meie uudislõiku ja mõtlevad, et ohood, aga kuidas selle ohutusega on, et kuidas te selle peale olete mõelnud ja kuidas te selle olete ära lahendanud? Kõigepealt alustuseks meil on autos alati turvajuht. See on ka Transpordiametiga kooskõlastatud üheks tingimuseks, kes siis vajadusel hädaolukorras võtab juhtimise üle. Et ma arvan, see on A ja O. Ja läbi tänavatestilt saadud kogemuse me siis kõige viimased riskikohad likvideerime ja selle tulemusena on nii-öelda turuküps ilma turvajuhita tehnoloogia olemas kõikidele meie autodele ja partneritele. Päris lahe, lähme proovime. Oli tore tunda. Selles mõttes tegelikult meil siin ei juhtu midagi. Küll aga turvajuht seal autos ma soovitaks talle ennast ikka patjadega ära mähkida igaks juhus. Ja me sõidame. Nii, 13. Natuke kiireks läks. See vajab varjutamist, aga see ei ole üldse nii lihtne. Juba päris kiire sõit. Ma tunnen, kuidas Rauno juba praegu seal higistab. Tahaks teada, mida see traktorijuht nagu tunneks, kui meil ei oleks praegu turvajuhti siin platsi sõidul. Lihtsalt auto hakkab mingil heal hetkel sõitma. Ma arvan, et tänu sellele nii mõnigi mees hakkab uskuma igasuguseid seemnesöömise jutte või jätab joomise maa. Ja olemegi ajaloolise hetke tunnistajaks, ehk siis kaugjuhitav auto on kohe-kohe suundumas Tallinna liiklusesse. Nagu näeme, siis meil on turvajuht küll ilusti olemas, siin rooli peal käsi ta ei hoia, jalad on tal pedaalidest eemal, aga ta on valmis sekkuma juhul, kui peaks tekkima vajadus. Ja auto juhtimine käib tegelikult siis ülevalt kontorist, Elmo Rendi kontorist, kus siis Priit praegu istub täpselt nii, nagu mina sain mingi aeg tagasi istuda seal rooli ja ekraanide taga ja niimoodi ta siis nüüd läbi Tallinna sõidab. Täna algas Elmo Rendi järgmine rahastuskampaania, mille tulemusena me toome 20 kaugelt juhitavat elektriautot Eesti teedele. Eesmärgiga siis tänavatestiga alustada. Ja juba tänavatesti raames saavad siis kõik meie kliendid autosid enda ukse ette tellida ja ma arvan, et see on juba väga huvitav lisaväärtus, mida me oma klientidele pakume ja ma arvan, see omakorda võiks ka siis meie märkijatele või tulevastele aktsionääridele olla väga suureks boonuseks. Ütleme nii, et hakka või ise uskuma neid igasugused ebaloomulikke ja üle mõistuse käivad jõude, et hetkel näiteks on meil siin roolis ikkagi nähtamatu mees vist. Peab vist ikka minema mingid rohud endal laskma välja kirjutada.